Head Vabauudiste vaatajad! Tänases saates on mul hea meel teile tutvustada Lii Rammjalga. Lii, alustuseks küsiks, millega sa igapäevaselt tegeled? Igapäevaselt leiab mind kinnisvaramaailmast, aga kindlasti ei ole töö see, mis peaks olema inimesel esimese kohal. Esimesel kohal ikkagi on pere, lapsed, lähedased, hobid. Ja kui nende juurde nüüd minna, siis hobi on mul tantsimine, vahelduva eduga, vahest rohkem, vahel vähem periooditi, aga võistlustants on see, mis on minu südame täielikult võitnud. Ja lisaks sellele on mul oma 2 tütart. Üks on täiesti oma elu peal, mul on lapselaps, 2,5-aastane väike Kaspar ja selline kvaliteetaeg, kus ma ennast laen ja taas jälle tunnen ennast hästi, siis on täpselt see koht, kus ma seda teen oma lähedastega. Aga sa oled ka ju poliitikas tegev, et mis on sind siia toonud? Mind tõi poliitikas mitte nüüd need viimased, vaid nendest eelmised kohalikud valimised, kus Vaba-Tallinna kodanik otsis enda nimekirja liikmeid ja ma vaatasin nende põhimõtteid, nende ideid ja mõtteid ja loomulikult ma olin nõus andma oma nime. Sealt edasi täiesti loomuliku radapidi oli ma Vaba-Isamaalise kodaniku liige ja õige pea leidsin ma ennast Vaba-Isamaalise kodaniku juhatuse liikmena, kus ühel hetkel saime ülesandeks Vabaerakond luua. Ja seda me tegime seda hästi ja kuulusin ka esimesse Vabaerakonna juhatusse. Oleme praegu siin Kanuti pargis ja mis sa arvad sellest, et politseinikud ja noorukid pealinna parkides kassi-hiire mänge mängivad, et kas sellel on üldse mingit ravi? Kassi-hiire mängimisel ravi ei ole, aga see probleem on palju sügavamal ja ma arvan, et politsei võib küll näiliselt seda korda justkui tekitada ühiskonnas, et käiaksegi ringi, me näeme siin Kanuti aias mitmeid turvamehi, aga tegelik turvalisus ei ole ju avalikkuses kõigil nähtaval kohal, et see seltskond, kes ikkagi ei ole leidnud endale kohta, tegevust, neil ei ole piisavalt head sotsiaalset keskkonda, neil ei ole toetavat keskkonda, siis nad ikkagi on kuskil. Ja see hulk noori on liiga palju Eesti jaoks. Ma olen läinud väga lähedalt nende vanemate elu, kelle noored on need, kes käivad sellistes parkides ja koosviibimistes. Et nende vanemad on väga tugevad inimesed, kes sellele vastu peavad ja kes toetavad lõpuni välja, kuni oma lapse sellest kambast kätte saavad. Aga on väga palju vanemaid, kes kaotavad lootuse ja lasevad asjal minna. Ja vot see on see koht, kus tegelikult see viga tekib. Ja ma näen, et sellele saaks aidata kaasa kool kindlasti, õpetajad. Psühholoogid, nõustajad peaksid olema elementaarne igas koolis, kes tegeleksid ja neil peaks olema aega ja ressurssi tegeleda nende inimestega. Ja lapsed peaksid saama võimalusel oma haridust jätkata, ükskõik kui raskes situatsioonis on. Et see hariduste pooleli jätmine on järgmine samm palju sügavamale sinna maailma, kus tegelikult nad sattuvad täiesti teadmatult ja kust ei ole neile võib-olla õigel hetkel seda abikätt. Et vanematele peaks ütlema ainult üht, et ei tohi alla anda, mitte kunagi. Kogu see noortega ja üldse sotsiaalvaldkond oli see teema, miks ma üldse poliitikasse sattusin, sest see on nüüd üks osa inimestest, kes vajavad kaitset. Et meil räägitakse väga palju kodututest loomadest, varjupaikadest, abistamisest ja lapsed selle kõrval vahel jäävad tahaplaanile. Aga see ei ole ka ainuke seltskond, kes vajab meie märkamist ja tuge, et on olemas ka vanemad inimesed, töötud inimesed ja kogu see valdkond panigi mind poliitikasse tulema. 2014 me korraldasime visioonikonverentsi, kus oli keskmeks inimene ja täna Vabaerakonnas on see inimene endiselt keskmeks ja kui Vabaerakond nii jätkab, siis ma arvan, et ühel hetkel saavad need ideed ja mõtted, mis tol korral said välja öeldud, ka teoks. Jätkates Vabaerakonnaga,
kas 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimiste loobumisest ei jäänud mõnedele inimestele muljet, et Vabaerakond on poliitikast lahkunud või ongi see erakonna kitsa ringi Riigikogu projekt? Kindlasti jäi ja see mõte jäi nii erakonna osadele liikmetele kui ka väljaspoole paistma. Meie mõte oli ikkagi algselt kanda enda sõnumit, et kohalikel omavalitsuses peaksid ikkagi kohalikud inimesed ise kaasa rääkima otsustes. Ja seda Vabaerakond tegelikult suurelt ka ütles. Meie nõrk koht oli võib-olla see, et me ei viinud oma plaani lõpuni, mis oleks meie ühiskonda teavitanud meie ideest ja mõttest, siis me oleksime saanud ilmselt ka toetust rohkem. Ja see reiting võib-olla on mõjutatud, aga ma ei arva, et see on ka ainukene osa, miks meie reiting ühel hetkel võis hakata langema. Kas ja millised on sinu plaanid seoses eelseisvate Riigikogu valimistega? Nii nagu ma ütlesin, minu jaoks on ideed tähtsad ja sellepärast tulin ma poliitikasse. Mul ei ole poliitilist ambitsiooni, aga ma olen valmis panustama, andma endast selle osa, mis teavitab, et Vabaerakond ühte või teist või kolmandat ideed tahab teostada ja kui selleks jääb keskmeks inimene ja me muudame kellegi elu paremaks, siis ma kindlasti olen oma jõu ja nõuga sellega kaasas. Aitäh!